tulemast tagasi kuulama meie Iluvarjus podcasti. Oleme jõudnud täna juba lausa 5. episoodini. Mina olen Kristel. Ja mina olen Silli. Täna on meil külas professionaalne kosmeetik ja nahaspetsialist, kes on pühendunud nahahooldusele ja loomuliku ilu esile tõstmisele. Räägime kvaliteetsetest toodetest ja sellest, kuidas oma nahka õigesti hooldada. Tere tulemast, Kelly! Tere! Kelly, aga äkki alustuseks sa räägiksid, kuidas sinu teekond selles naha ja näohoolduse maailmas alguse sai? No üldiselt ma arvan, ma juba väikse tüdrukuna tegelikult teadsin, et ma kindlalt lähen õppima midagi sellist, et eks algusel oli jumestus esikohal, aga kui endal on terve elu raske akne olnud, siis sa pead minema seda õppima, sest muidu keegi sind ei aita, nii et ma arvan, et see on üks kindel põhjus, miks selle suuna võtsin. Okay. Väga põnev. Tegelikult minu unistus oli ka kosmeetikuks saada. Aga siis tuli ühel hetkel valik teha, et kas ma sain tasuta kohale, siis ma valisin selle tasuta õppe. Et puhtalt selle pärast. Ja kunagi oli kosmeetikute kool väga kallis tegelikult. Ja, oli. Ikka enamus pidid õppelaenu võtma selle jaoks. Ja. Aga me palusime meie kuulajatel saata mõned küsimused sulle, et äkki alustamegi nendega. Selline küsimus, et kas päikese eest tuleks täiesti peitu joosta, ehk kas kolimine Antarktikasse oleks parim mõte? Ei, nii ei saa öelda, aga ma olen ka ikkagi seda meelt, et nagu liigne päevitamine on kindlasti vale ja ei tasuks nagu teha, et ma arvan, et see oleneb ajas ka, kui kaua sa päikse käes viibid, et need, kes ikkagi lähevad ilma kreemita kõrvetama ennast, et lihtsalt pruun olla, siis see ei vii sind mitte kuhugi, et tuleb ainult sünnimärke juurde ja võib ju viia nahavähini, et pigem tervislikult päikese võtmine on okei. Selles mõttes, et me vajame päikest, on ju. Aga jaa, et need Eesti naised on tihtipeale ikkagi aastaid olnud need, kes tahavad ennast grillkanaks päevitada, et see ei ole kindlasti soovituslik. Kusjuures ma kunagi töötasin solaariumis, kooli kõrvalt mingi 17-aastasena käisin neid aparaate puhastamas, kui kliendid olid ära päevitunud ja ma tundsin reaalselt üks naine oli seal kabiinis ja ma tundsin kärsa haisu. Appikoudne. Et see oli väga, väga õudne ja kuidas sealt kabineid või sellest nagu ruumist välja tuli, siis ma vaatasin teda ja siis ma mõtlesin, oh my god, ma ei imesta, miks ta haises, sest ta oli nagu ebareaalselt pruun, nagu näha, et ta tõenäoliselt käib iga päev seal ja maksimumajaga. Õnneks on need ajad natuke muutunud, et ma arvan, et kui ma ise ka 17 olin, siis solaarium oli nii popp. Ja sa käisidki seal ja ma mäletan kunagi käisin Ukrainas, siis oli vaja pikikatusele oliivõliga minna ennast praadima, et on selliseid juhtumeid ka olnud enne, kui ma kosmeetikuks õppisin, nii et need olid sellised ajad, kus kõik tahtsid hästi pruunid olla, nüüd on see veits muutunud ikka. Aga kuidas on sellega, et kas iga päev, isegi talvel peaks panema seda päikesekreemi? Jaa, aga ma olen ka seda meelt, et need, kes hull pushivad, et peab olema nagu aastaringselt sombuse Eesti ilmaga 50 selline rasvale paks kreem peale, ei, seda ei pea. Sest tegelikult 30-se päiksekaitsevahe ja 50-se kaitsevahe on paar protsenti ainult. Et kui sul on hea 30-ne päiksekaitse hästi kerge siukse tunnetusliku koostisega, siis sellest piisab. Aga päikest võtma minnes ma ütleks, et iga naine võiks ikkagi 50-se peale panna. Aga kas piisab sellest, et jumestuskreemis näiteks on see SPF olemas? Siis, kui sa päikest ei võta, ütleme rannas on ju, siis piisab jah, kui sa kõnnid autos poodi, lähed tööle või midagi, loomulikult jah. Et meil on nii palju tegelikult seda pimedat aega, kus teine variant on see, kui sul on -20 kraadi, talv ja see päike kiirgab, see on ka väga tugev tegelikult. See on sama nagu suvel. Aga palju on ikkagi ju tegelikult sellist pilvist aega, et siis ei pea. Okay. Nii, aga järgmine küsimus on selline, et milliseid tooteid kindlasti soovitad kasutada 30 ja 35 pluss naistele? No oleneb nüüd ainetest muidugi, aga eelkõige ma alati ütlen, et kui mul tuleb uus klient ka, et ta tahab midagi osta, siis ma jätan alati sellised maskid või sellised lisandtooted kaugemale natuke. Alustaks ikkagi sellest, et sul on korralik mitmefaasiline näopuhastus, sul on hea kreem ja sul on hea päiksekaitse. Need asjad, mis on juba huulepalsamid või niisutavad maskid või mingi kvaliteetne seerum, et tee ennem see tähtsamust ära ja siis võta nagu järgmised tooted. Et mõni tuleb jah, et ta kasutab mingid L'Oreali, mingid lihtsalt ütleme kuivatavad näopesuvahendid, aga siis tahab osta 100 € seerumit. Ma ütlen, et nagu need asjad on natuke nihkes, et tee kõigepealt see alguse muudatus ära ja siis mine ja panusta nagu parematele asjadele. Väga hea, et sa tõid selle kahefaasilise või mitmefaasilise puhastuse välja, et kuidas on siis õige, et tõmban selle niiske salvrätikuga meigi maha ja pesen näoveega puhtaks? Neid ma ei soovita tegelikult üldse kasutada, sest on tegelikult puhas alkohol, et ma ei tea ühtegi näopesu need lappe,
mis oleks nagu puhta koostisega. Ma arvan, et sükest asja ei olegi. Ja see ei ole ka tegelikult õige näopesu, on ju. Et näonahale sobilik pesukeel ja muidugi pärast toner ehk mingi näovesi. See oleks nagu kõige ideaalsem. Et see, kes kasutab hästi paksu meiki igapäevaselt, no, et tema elustiil või töö on selline, kus ta peab olema hästi tugev meik nagu igapäevaselt, siis võib võtta mitselaarvee, et sa võtad selle suure osa endal raskest meigist maha, aga mitselaarvesi ei ole see, mis jääb sulle nagu ainukeseks näopuhastuseks. See ei tohi nahale jääda. Et selle peab ikkagi tegelikult näopesuvahendiga ära pesema ja siis võiks toniseerida nahka. Ja teada. Aga need puhastuspalsamid, mis nii-öelda või need, mis sulatavad seda meiki maha niisugused... Ja selles mõttes, et no, see mitmefaasiline puhastus ongi, et ma ütlen, et kui sa oled tugeva meigikandja, siis kõik sellised õlipõhised, nagu see esimeseks asjaks on see hea, on ju. Aga üldiselt jah, et ma arvan, et üks hea korralik sügavpuhastav näopesuvahend, mis ei sisalda alkoholi on, teeb oma töö ära nii, et mõnel inimesel pole isegi näovett vaja. Selge. Kas nahahoolduses kehtib ka reegel less is more, kui räägime normaalsest näonahast? Kindlasti jaa, et minu meelest kõik naised ostavad endale liiga palju kosmeetikat kokku, et on mingi 8, 9, 7 mida iganes toodet kapi peale, et tegelikult ei ole vaja. Üks kindel hea puhastusvahend, üks hea kreem, päiksekaitse, et piisab. Less is more, jah. Kas on mõni ilunipp või toode, mida soovitaksid igale nahatüübile? Päiksekaitse. Aga see tuleks leida täpselt selline, mida sul on nagu meeldib oma nahale kanda ka, sest üldiselt kunagi olid need kõik üsna mürgised, sellised rasked, keegi ei tahtnud, meil oligi nagu plokk ees sellega, et me ei tahtnud neid panna oma nahale. Nüüd on juba lihtsalt brändid teevad nii tehnoloogilisi tooted, et no, parimaks sõbraks saavad nii-öelda, et mul endal oli ka kunagi, no eriti kui sul on punnid on, või akne, et siis taha panna seda rasvast paksu kreemi endal näkku, et tunned, kuidas see teeb kõik ainult hullemaks, aga nüüd on nii palju valikut juba, et mina ei oskaks välja minnagi hommikul, kui ma ei paneks kergelt toonivad 30 SPF-i peale. Et see on nagu piimistleb selle lõppu ära kõik, et nüüd on valmis. Jumestuskreemi ma isiklikult ei kasutan ainult toonivaid päiksekaitseid. On sul mõni lemmikbränd, mida kindlasti, võiks välja tuua? PH Formulal on väga hea, Nimiul on väga hea, Epionsi brändil on väga hea. Kindlasti on neid väga palju erinevaid, ega ma kosmeetikuna ei jõua ka nagu kõiki brände proovida, et mul tihti küsitakse, et mis sa nendest toodetest arvad, lihtsalt mingi brändi toovad esile. Ma ei saa ju kõike lõpuni proovida, kui ma ise tegelen juba 5 brändiga, siis nemad ka ju uuendavad kogu aeg kõike, et nendega kursis olla on juba raske ajaliselt, et kõik ei saa ju ära katsetada. Aga pigem eelistaksid apteegi kosmeetikat? Ei, pigem apteegi kosmeetika on minu jaoks siuke suur business. Et pigem ma soovitan just siukse pisikesi brände, mida müüb sul kosmeetik või kliinik niimoodi, mis ei lähe üldse masstootmisesse. No järgmine küsimus ongi kohe, et kui oluline on professionaalne hooldus võrreldes koduste hooldusrituaalidega? Ma olen alati oma klientidele öelnud, et kui sul on vaja valida, kas sa käid hoolduses või sa ostad endale hea kosmeetika, siis alati osta endale hea kosmeetika. Et minu juures käimine on palju vähem tähtsam selles mõttes, et kui sa kodus kasutad kehvasid asju ja käid salongis kallid hooldusi tegemas, siis minu jaoks on see 0. Pigem nullib selle mõju ära nii-öelda. Jah, et pigem panusta endale kodus, seda sa teed iga päev ju. Seda kogu aeg oma nahale paned häid asju, et panusta sellele ennem ja siis, kui sul jääb üle ja sa saad endale võimaldada, siis käi hoolduses. Et ma ei ütle, et hoolduses ei pea käima, et loomulikult ma ei kujutaks ettegi, et ma iga kuu ei käiks, et seda ma olen teinud 15 aastat, on ju. Et ma ei tea, ma saan 40 kohe, ma paljude võib-olla oma ajaliste kõrval ikkagi näen noorem välja, et ma arvan, et see on küll selles, et ma iga kuu näohoolduses käin. Nii et panustama. Aga see on täiesti normaalne, inimestel on kiired elustiilid. Kui sul ei ole seda võimalust ja aega, siis panusta sellele, et sul oleks kodus head asjad. Aga kuidas sulle tundub, et kas pigem sinuni jõuavad inimesed, kellel on probleem? Ja ikka mul on terve elu ikkagi probleem. See klient ei olnud, kuigi nüüd me oleme nagu, ma vahest viskangi nalja, et 15 aastat tagasi olid minu kliendid kõik aknekliendid. Absoluutselt kõik oli akne või rosaatse või sellised tugevad nahaprobleemid. Nüüd me oleme 15 aastat ju nendega tegelenud ja me oleme vanemaks saanud. Nüüd me tegeleme kortsudega. Et kõigil oli ilusad nahad nüüd, aga tulevad ju teised mured, et saame vanemaks. Mida sa arvad teismeliste skincare rutiinidest, mis internetis levivad? Oi, see on õude. See TikTok ja YouTube. Kõige õudsem võib-olla ongi see, et nad ostavad asju, mida keegi teine ütleb, et talle on hea. Aga see ongi nagu väga suur probleem tegelikult, sest
me oleme kõik väga erinevad, et see, mis su sõbrannale, lemmiktoode, super hästi toimib, see võib sulle midagi väga halvasti nagu mõjuda, et see on kõige suurem mure jah, ja pluss ka kõik need suunamudijad on ju, reklaamivad tooteid, ma arvan, julgelt võin väita, et nad ise ei kasuta neid ja ei hinda nii kõrgelt, kui nad nendest räägivad. Et mul on ikka väga palju noori klienti, kes nagu lõpmatuseni ostavad endale mingit jama kokku, et mul endal vennalaps ka 14-aastane õudne, mis seal TikTokis nagu ja siis ta saadab mulle, kuidas tal on dermatiit ja allergiad ja asjad näkku tekkinud, et no ma ei tea, seda asja on muidugi raske muuta ka. Aga no meil on nüüd parasjagu just 2 sellist 10-aastast, kes juba huvituvad kõigest, et millest siis nagu alustada, et kui nad midagi ju tahavad tegelikult proovida ja testida. Selles mõttes küll, aga see ongi nagu natuke keeruline ka, et näiteks need head brändid, millega mina tegelen, see on täiesti arusaadav, see ongi nii väikestele lastele võib-olla ei. Esiteks 10 aastat, see on natuke muutunud, et kui kunagi oli 13-aastastel akned, siis nüüd on juba 9-aastastel. Ma ei tea, kas on tänapäeval toit, stress, on ju koolis, kõik need asjad kokku, aga jälle less is more, et lihtsalt ühele noorele tüdrukule, kui teda huvitab, tal peaks olema ülipuhas pesuvahend, mis ei sisalda alkoholi, mis on selline hästi lihtne toode, nii-öelda on ju, ja siit juba ju on vanematel erinevad võimalused, et raske on öelda, et head osta oma lapsele see, kes on 10-aastane, et see 38 € maksab nüüd see näopesuvahend, kõik ei saa endale võimaldada seda, aga tähtis on siis, et kui sa midagi odavamat valid, et seal ei oleks alkoholi sees. Et see alkohol on kindel ei, lõhub kõik kaitsebarjääri katki ja hakkavad veel suuremad mured. Ja no ma ütlen enda kogemusse 38 € on väga soodne, et kui seal see Sephora paistab silmes, siis on ainult värvilised purgid ja ma ei tea, mis brändid. Ja seal on nii paha sisu, et ja üleüldiselt ma ütlen, et alla 12-aastast tegelikult ei peaks kreemi kasutama, aga on erandid, kus on 9-aastane laps, kel on nii kuiv nahk, et lihtsalt midagi teha pole, ta peab juba võtma niisutava kreemi vaata. Nii et pigem vaadata võib-olla selle järgi jah, et kui ta, kõige tähtsam on see, et ta ikkagi peseks oma nägu on ju, aga nagu leebe asjaga, ja kui laps ütleb pärast näopesu, et ta ikkagi tahaks nagu kreemi ka, no siis midagi sellist hästi lihtsalt ja kerget niisutajat, et või siis mingid popid on praegu võib-olla niisuguste noorte esimeste puberteediealiste seas need vistrikupulgad, et kui tuleb kuskile punn, et siis sinna väike täpike peale panna, et see on ka okei kasutada. Kuidas ilutegijana oma nahka igapäevaste liimiaurude küünetolmu eest kaitsta? See on hea küsimus. Kas nagu tööalaselt, kes tegeleb sellise saad küünetehnika? No mul endal küünetehnikud ja ega üldiselt ma ütlen, et kes väga ikka need pediküüri tegijad on, nad on näost rasused, sest on esiteks intensiivne töö, ma tegin ise ka kunagi 10 aastat, kõik see, mis sul lendleb seal on ju, kannavad maski. Maskist on ju öeldud, et maskiakne on ka olemas, on ju, et tekib järgmine probleem selles kohas ummistub, kus see mask kogu aeg peal on. Ma arvan ka, et lihtsalt sa ei saa ju muuta oma tööd. Sa pead oma tööpäeva lõpuni tegema, aga õhtul kindlasti iga õhtune korralik puhastus on nagu, ma olen ise tähele pannud seda, et kui näiteks ikka ka väiksed lapsed ja kui paar päeva jätad vahele ja ei tee õhtul korralikku puhastust, ütleme kiire ja ei viitsi, aga ma õpetan kõiki hästi tubli olema, ega ma ise ka alati kõige tublim ei ole, siis kohe näed, kuidas nahk on tuh. Ja ma mehele olen seda testi nagu näidanud, kui sa iga päev teed ülikorralikku puhastust, kreemitad, seerumid ja siis ta ütleb ise ka näha, et nahk on särav. Nii et see on hästi oluline. Aga kuidas on sellega, et kas peaks mingisugust meiki või asja kasutama, et kas see kaitseb siis selle, et ta võtaks selle esimese jama kinni? Jaa, ma ise olen terve elu kasutanud ikkagi põhimõtteliselt mineraalset meiki, aga väga paljud ütlevad mulle, ei, ma ei taha osta endale mineraalset puudrit, et ma ei meigi ennast. Siis ma näiteks Jane Iredali mineraalse puudri kohta, kus on 20 päiksekaitse ka sees, ma ütlen, ära võtta seda kui meigivahendit, see on kaitse. Sul on näiteks punetavad põsed, sa lähed külmal talvel jalutama, pane see endale peale, see on päiksekaitse ja ta on nahasõbralik toode on ju, et võta seda kui nagu mitte meigivahendid, vaid nagu näo kaitsevahendid on ju, et ei pea jah. Väga hea. Küsid sa, ma lugesin vist juba. Okay. Kas on mõni ilunipp või toode, mida soovitaksite näiteks rasusele nahale? Ja kindlasti, need on juba võib-olla hästi ainepõhised, et rasusele nahale sobib, et salitsüülappepõhised tooted on ju, et ütleme niimoodi, et rasune nahk tegelikult tahab ka niisutust. Väga paljud, kellel on õline nahk, hakkavad nagu eesmärk on kuivatada seda, et see on kindlasti vale, sest et siis hakkab veel rohkem rasu tootma see nahk.
et jaa, kuiv tundlik nahk sobivad kõik piimhapped, sellised õrnevad ensüümkoorimised, et rasujanahk, kelle sa olid süülappe, on ju, normaalne nahk, sobivad enamusained meile toodetesse ja noh, popp on ju praegu kõik C-vitamiin, hülaroonhappe, retinool, lihtsalt alati nagu võib-olla oma kosmeetikuga läbi rääkida, et mida mul tegelikult vaja on, et kõik tahavad nagu kõike osta, et seda ei ole ka mõtet, et talvel ei ole mõtet võib-olla nagu teatud aineid nii palju kasutada ja vastupidi suvel me ei võta seal salitsüülhappe põhiseid tugevaid asju, mis nõrgestavad päikse eest, on ju, et ja just tahtsingi küsida nende erinevate seerumite kohta, et no põhimõtteliselt sa võid ju osta endale, ma ei tea, retinooli ja no ongi kõik asjad, et kuidas nendega on, et võib ma üldiselt oma klientidega teeme nagu sellise süsteemi, et on aastaaegade järgi ka, et kui meil on terve suvi lõpuks läbi, siis meil on ju nahk natuke kuiv on ju sellest päiksest, et siis me alati hakkame sügisel, mina ise võtan ka alati hülaroonhappe põhise seerumi, sest see turgutab kõike seda, mis päike on teinud suve jooksul, ja kui me räägime tugevatest ainetest nagu retinool ja C-vitamiin ja sellised head seerumid, siis neid tasuks pigem sügis-talv kasutada, et mitte jälle suvel. Aga kas odav võib olla hea selles mõttes, et kui me ütleme nüüd... Ei, ma ei ütle, et ma olen alati seda meelt, et kosmeetika ei pea olema hirm kallis. Ega ma ise ka ei taha osta mingi 400 euros kreemi, ma ei usu sellesse, ma ei usu, et seal midagi on. Aga see jutt, kui keegi tuleb, noh, ma ei hakka neid brände nimetama, aga kui sul maksab C-vitamiini seerum, ma toon näite, ma ei tea, 20 eurot. Seal ei ole võimalik, et seda C-vitamiini seal sees üldse on. Et asjal on hind, kui teda on sinna sisse pandud. See on kindel fakt. Et mingil määral ikkagi toode peab maksma nagu teatud hinda. Et odavas kosmeetikas keegi pane sul selle raha eest ei pane sulle keegi seda sisu sinna. See on kindel. Aga mis sa arvad Teolimast ja nende toodetest? See on sama nagu Q10 koeensüüm või mis L'Oreali reklaamides ju alati on, vaatab lapsest peale minu meelest näid seda telekas, kuidas sellest räägitakse. Need on, täpselt samamoodi ma ei ole siiamaani, ei ole mul usku kollageeni sisse söömises. Sest et seda saadakse haigala uimedest, on ju. Siis kui keegi läheb, ütleb, et ostab endale jälle mingi 25 euroga purgi ja ta tarbib kollageeni endale sisse, mis on meie sees olev aine. Ma väga sügavalt kahtlen, et see seal midagi suudab teha või et seda seal üldse seal sees on. Et ja ma arvan, et korralik kollageen, mida sisse süüa, maksab suurt raha. Siis kas on mingisuguseid vanarahva tarkusest olevaid häid nippe, mida võiks teha, ma ei tea, iga päev, ma ei tea, kaseleotisega pesed näonahka. Ma arvan, et need ajad on möödas, et kunagi ka ju, ma arvan, isegi panin oma punni peale hambapastat ja läksid magama, vaata. Et tegelikult see on täiesti null tulemus. Ja kõige hullem on ka see, et väga paljud võtavad mett ja kohvipuru ja koorivad oma nägu. Ei, see on täiesti vanast ajast selles mõttes, et kõik teraline kraabib ju ainult pealispinda, on ju. Ega see ei tee sulle seda puhtama, sügava koorimise tunnetust tegelikult. Et keha võid koorida, kehanahk on meil paksem ja palun väga küünarnukke ja põlvi ja et see kõik on okei. Aga ma ei tea ühtegi sellist, mis päriselt tegelikult toimiks. Et samamoodi võtavad kõik akne ja üldse punninahaga kliendid hästi palju päikest, et siis ütlevad, et see parandab nende punne. Ei paranda, see lihtsalt peidab pruunisuse taha. Okei. Aga näiteks sellised, kuidas on nagu, Pinterest ilmselt on neid täis, sellised kodustest vahenditest tehtavad näomaskid. Et sa puhastadki oma nägu mingi spiruliina pulbri või mingi valge savi või mingite selliste asjadega. Need on liiga tugevad. Noh, vaata, kui sul on, ütleme, meeste näonahk võib-olla on selline hästi paks, on ju, naiste näonahaga võrreldes. Et võib-olla nemad nagu võiksid katsetada selliste asjadega, aga üldiselt ma ütlen, et sellised kodused vahendid või nagu kaerahelbes tehtud maskid, tänapäeval on nii tugev kosmeetika tase, et seda saavutada, mida sa saaksid professionaalse tehnoloogilise brändi kosmeetikaga, nagu see on null tulemust lihtsalt. Et muidugi see tunne võib olla sul, et mulle ka vahest meeldib võtta saunamett ja kehakoorid, on ju, et ikka on pehmem ja mõnusam, aga näole ma üldiselt ei katsetaks neid asju, jah. No mõtled mingit maski või midagi sihukest, et sa segadki, osad on sellised, et sa võtadki mõni on nii selles mõttes selline vinge naine, et suudab endale ägedaid asju kokku keerata, ma ei tea. Minu arvamus on, et need ei aita.
no ma tean, sellega tehakse lihtsalt mingit maski, et sa segadki mingi mingi jogurti või mingi meega selle kokku, selle pulbri vaata, siis paned endale näkku, ma tean, mu üks sõbranna teeb. Ja meeldib. Ja talle meeldib. Ei, aga ma ütlengi, et kui meeldib, siis jah. Kui ta tunneb, et tal on mõnusam, siidisem, niisutatum tunne, why not, on ju. Aga pigem ma ütleks lihtsalt, mida ma ütlen, et kartke rohkem on see, et ärge koorige neid teralist asjadega enda nahka. 10% maailmas on ainult tervet nahka, ülejäänud 90% on kõik probleemidega. Nii et Eesti naistel väga suure probleemid on just rosaatse ja punetus, õrn, tundlik, kuiv, on ju, et akne. Et need kindlasti ei tasu nagu mingi teralisi koori kodus kokku keerata ja endale näole panna, et üleüldse igasugused väga tugevad savipõhjalised tooted pigem ärritavad lihtsalt. Okay. No siis ongi, et kui tihti juhtub nii, et kliendile üldse ei sobi tooted, millega hoolitsusi on tehtud just näole? Jaa, no ma ei oska statistikat öelda, kui palju, mul on 15 aasta peale ma arvan väga palju kliente ja siiamaani on palju kliente. Vahel on ikka inimest, kellele no mul 5 brändi on mul sellepärast, et kui ma ainult ühega tegeleksin, siis mul ei oleks nii palju kliente. Sest et see üks ei pruugi kõigile sobida vaata ja seepärast mul ongi 5 brändi, millega ma tegelen. Aga vahel on niisugune, ütleme 10-st 1 võib olla, kellel no absoluutselt mitte miski ei sobi. Ja täitsa lõpp ei sobigi. Ja siis me muidugi natuke annemegi alla, et las ta otsib ise endale ja leiab vaata. Ja vahel leiabki nagu nii ebareaalselt usutav asja, mis talle sobib ja see on võimalik selles mõttes, et ma ei taha nagu raiuda kellelegi, et sa pead ostma ainult neid kosmeetikaid, et vahel on jah, kus nagu tõesti ükski hooldus ei aita ja nii, et see on nii paljudes asjades kinni muidugi, aga on neid inimesi küll jah. Aga on sul endal algusaegadest, kui sa alustasid mõni selline juhtum, mis sul nagu on niimoodi nagu meeles selles suhtes, et sa oled teinud mingi näohoolduse kellegile ja midagi on nagu väga valesti läinud? Ei, üldiselt mul on tegelikult vist üsna hästi läinud, et muidugi ma arvan, et kõik me ju õpime, on ju. Et me ju peame kuskilt alustama ja vahel võib-olla läheb apet 2 minutit rohkem näo peal ja siis on kliendil, kui minu klient on alati minuga suhtluses ja tuleb järgmine päev ja ma annan talle väikse topsiga head maski või midagi kaasa, mis kohe leevendab talle, on ju. Seepärast peabki alati oma klientidega suhtlema edasi kogu aeg ja see on topelttöö veel. Ja hea kosmeetik sa saad klient olla siis, kui sa nendega kogu aeg suhtled. Nii et muud varianti pole, aga mul ei ole midagi hullu, ei ole kunagi klientidele juhtunud, vist, võib-olla kliendid ise ütlevad pärast siis, kas on, aga üldiselt väikseid eksimusi ikka tuleb. Ja nii me õpimegi, saame paremaks. Räägime natuke ilusüstidest ka äkki, mis sa nendest arvad? No kuna ma ise siin 40 saan, siis 3 korda botoxit oleme otsa ette teinud ja 35 olin, kui ma esimest korda tegin, hullult kõrtsin. Ma nii põdesin, mulle tegelikult ütles juba üks tuntud kliinik 25 aastat, kuna mul hästi tugev niisugune miimika tegemise mure, siis mulle öeldi 25 aastat juba, kelli sa pead tegema. Siis ma 10 aastat seedisin veel. Et ma ütlesin, ei, mina ei taha ühtegi ilusüsti kunagi teha. Aga ei, see on paratamatus. Ma arvan, et ma julgen öelda, ma ei lähe kunagi täitesüste tegema, sest mul nii koledad on need naised, kes on nii ära süstitud. Mulle ei meeldi, kui naine teeb süste ja ta läheb nagu koledamaks ja sul küsitakse, mis sa teinud oled. Kui sa teed süsti niimoodi, et sul öeldakse, issand, kui hea sa välja näed, siis why not? Et ma arvan, et igaüks võiks mõelda selle peale, aga ma just ükspäev mõtlesin, et kui ma nüüd oma 3. beebi ära sünnitan ja lõpuks ära rinnatan ja saan nagu tegeleda jälle endaga, et ma ei usalda kedagi. Ma ei usalda kedagi nagu ennast süstima, sest et nii koledaid tulemusi on ja ma ei tahaks kunagi välja näha selline, et keegi ütleks, et issand, kui õudne sa oled, mis sa teinud oled endaga. Aga värske ikka tahab ju. Tahame kõik näha, ma arvan, värsked välja, et minimaalselt ma soovitaks kõigil pigem vähem kui rohkem. Seega hea näohooldus ei päästa meid süstidest? Jaa, mina ei saa nendest naistest aru, kes süstivad ennast, aga näohoolduses ei käi. Ausalt, sellepärast, et see süst teeb sulle kortsu siledamaks on ju ja värskemaks, aga igapäevane näohooldus on ülioluline, et mul on tihti, tuleb pikali kliente ka, kellel on, ma näen, et ta on palju süsti teid, aga nahk on täiesti surnud, on ju täiesti koorimata ja surnud ja ei näe nagu värske välja, et siis mul tekib alati küsimus, miks sa nagu ei hoolitse igapäevaselt. 2 asja koos on veel kõige super tulemus minu meelest. Kõige ilusam on naine siis, kui ta võib-olla teeb väikse kuskilt, väikse sutsaka, aga hoolitseb igapäevaselt ka. Kui suur oluline roll või olulisus on toitumisel
väga suur, nahahoolduse. et ma ise, kuna ma Epionsi koolitaja nüüd olen, mis on naha mikrobiomi ja üldse nahakaitsebarjääriga tegelev bränd, siis ma vaikselt, kuna ma elan talus nii-öelda ma elan maal ja metsas siis ma tegelen hapendamisega nüüd, mis on ka väga tervislik asi. Probiootikumid. Ja probiootikumid ja vaikselt nagu toimetan, mõtlesingi, et issand, kas ma peaks väikeste purkidega endale kreemide kõrvale letile panema müüki. Hapukapsast. Jaa, täpselt, et see annab nagu see sisemiselt ka siis kliendile juurde veel. Toitumine on väga tähtis, et ma üritan, mitte ma ei ütle, ma mingi perfect olen, aga ma üritan, et ma ei tarbiks nii palju valget suhkurt ja valget jahu ja see kõik on nahale täiesti katastroof. Kui keegi tuleb mulle pikali ja ütleb, et toitumises ei ole kinni, siis ma põhimõtteliselt tahaks ta tegelikult ära saata, sest kõik on selles kinni ja nahaarstid kipuvad ka ütlema, et ei ole toidus kinni. On küll, tänapäeval on. Siis ma olen 15 aastat seda tööd teinud, et kui 15 aastat tagasi võib-olla ei olnud veel nii väga, siis nüüd on. Et nii palju suhkurt on meie ümber ja me tarbime ja lapsed ju, miks on nüüd nii noortel juba punnid näos? Ongi, sest nad lähevad vahetundide aega, ostavad limonaadi, söövad saiakesi, keegi ei söö midagi normaalset. Et ma hullult kardan oma tütardega ka juba, ma tean, et nad lähevad ostma seda, et see on maailm lihtsalt on ju, et kahju. Aga jaa, tervislik toit, ülitähtis, liikumine. No aga siit ongi hea jätkata, et mõtlesin, et äkki loeksime ühe kirja ka ette, mis meile saabus nahahoolduse teemal. Ja meil on paar toredat sponsorit ka, kes meie kirjutajale soovivad kingituse anda. Esimeseks on Be More, mis panustas toidusegudega, mis aitavad toetada igapäevast vitamiinide ja mineraalide vajadust ja annavad lisaenergiat olenemata sellest, kas oled kodune ema, aktiivne noor mees või ettevõtet juhtiv karjäärinaine. Ehk siis kõigile meile. Siis on veel Pomelo. Pomelo pakub siis kõike vajalikku ripsmetele ja kulmudele, lash liftiks, brow liftiks ja ka hästi palju koolitusi, nii et kindlasti tasub järele vaadata, et meie kingikotti on jõudnud neilt väga mõnus huuleläige. Siis on veel Kristel Studio, kellel on siis ripsmepesuvaht, mis on mõeldud siis nii koduseks kui ka professionaalseks kasutamiseks, et saab sellega edukalt siis näonaha pealt, ma ei tea, kas ma julgen rääkida, aga näonaha pealt siis eemaldada ka meigi, ripsmetelt siis rasu ja mustuse jäägid ja kõik sellised. Ja lainer oli ka pruuni värvi, trendikas. Ja sinu kruus pani ka mõnusad kruusid, et me igapäevaselt meeles püsiksime. Aga äkki sa tahad kohe kommenteerida seda? Näopesuvaht Ripsmepesuvaht, millega no üldiselt silm on kõige õrnem piirkond üldse, et kui ta sinna liiga ei tee, siis äkki ei tee näole ka. Et oleneb sisust muidugi, kõik oleneb alati sisust. Et tähtis on, kui sa oma kosmeetikat vaatad, et esimese 3 seas ei oleks alkoholi, on ju, sulfaade, et sellised põhiasjad võib-olla, et need välistada, kui nad on kuskil vahel, näiteks alkohol on seal 20, siis ei ole tegelikult halb. Teatud halvad ained peavad vahel nagu aitavad nagu, kuidas ma ütlen, ei ole head ilma halvata. Nii. Aga loeme siis äkki selle kirja ette. Eriti luksuslik tasuta hooldus kosmetoloogia kliinikus. Oli kevad, oli 2018 vara kevad. Olin 32-aastane, 10 aastat staaži ilualal. Sellel ajal oli hästi populaarne igast tasuta teenuseid, tooteid ja muid hüvesid saada, sest jagasid enda tuttavate kontakte. Minu armas ema käis kuskil väga erilises kliinikus tasuta näohooldust tegemas ja oli sellega üpris rahul, kuna erinevalt teistest analoogsetest kohtadest tehti seal ikka terve nägu, mitte pool nägu. Ta andis kliinikule mu telefoninumbri ja koitiski see päev, kui mulle sealt helistati. Hääl telefonis oli veidi käheda ja käreda olemisega vanem proua, kes siis laitmatu diktsiooniga mind üllatas, et kujutage nüüd ette, sina kõikidest naistest oled osutunud väljavalituks ja võitsid tasuta näohoolduse. Ma olin kohe, et vau, mismoodi see nüüd juhtus, ma pole isegi kuskil osalenud ja näed, nüüd sellest hoolimata võitsin. Hääl telefonis vastas, et üks teile väga lähedane inimene pani teie nime loosikasti ja siis nad sealt puhtjuhuslikult välja loosisid. No mina nii rahul, et kujutage ette, valiti välja ja tasuta näohooldus, mitte ainult poolele näole, vaid lausa tervele näole. Leppisime siis kokku sobiva aja ja enne kui üldse
jõuda, mõtlesin, issand, vabandust, et kas see pole kahtlane, olin mina seal juba kohal. Kesklinn, ummikud, parkimine kõnniteel, vihased ja mornid näod, udupeened inimesed, vau, ma pole enam enda väikelinnas, milline elamus. Kõrge tuntud maja avatud fuajee ja liftiga, mida värki, no stairs for this little star. Sõidan liftiga kuhugi kõrgele korrusele ja kui uksed avanevad, siis uus suur fuajee ja ruumi tagaseinas suur administraatori laud, värvid ja kujundus, kõrgläige, valge, must ja lilla, läikivad seinapaneelid ja paar orhideemaali. Mõned kristallid siia-sinna, raskelt rippuvad kardinad, peatun hetkeks ja mõtlen, oh my god, litsimaja. Pagan, vale korrus. Aga ei, peale pikemat skaneeringut mõtlesin, et ei, see vist on ikka õige koht, maitse üle ei vaielda. Astun admini juurde ja ta otsib kiirelt mu nime ülesse, viitab mind garderoobi ning palub üleriided kappi panna ja istet võtta. Keegi tuleb kutsuma mind, ma pean ootama. Istun ootealal ja vaatan ringi. Kosmeetikute moodi inimesed, mingisugune klaasist kabinet ühe ruumi servas. Uksed käivad kinni lahti, uksel kirjas kabinet 1, kabinet 2 ja nii edasi. Tuleb üks selline positiivne ja pehme olekuga naisterahvas ja kutsub mind kaasa. Enda peas juba mõtlen, et ma kavatsen lihtsalt magada seal ja ei osta midagi. Jõuame tema kabinetti ja algab konsultatsioon. Väike elulugu ja saan teada, kui palju siis nende kasutusel olevad Korea tooted on teda elus aidanud. Põhimõtteliselt tal ei olnudki mingit välimust, aga elu enne selle brändiga alustamist. Okei, hea teada. Asume nüüd minu hoolduse juurde. Kõigepealt vaadatakse mingi UV või mis iganes lambiga mu nägu, et hinnata, kui palju pahandust on päevitamine minu nahale teinud. Saan teada, et ikka väga. Väidetavalt on mu nägu selles imevalguses üks suur kolossaalne pigmendilaik ning kuivem kui Sahara kõrb. Pikk jutt jätkus, kui hull seis seal on ja ma nägin, kuidas see naisterahvas aina härdamaks iga hetkega muutus. Asi kulmineerus vesiste silmadega ning lausega. Mind teeb kohutavalt kurvaks, et selline kaunis noor naine peab elama sellises nahas. Okei, kogu see situatsioon ajas mind väga naerma ja ma võitlesin endaga nagu viimast päeva, et see välja ei paistaks. See on minu stressireaktsioon lihtsalt naerma hakata. Mõtlesin aina kurbi mõtteid, et see muie näole ei tuleks. Nagu ma selle loo sissejuhatuseks kirjutasin, et olen väga suure oma elust olnud ise ilumaailmas ja ma sain juba aru, et come on, mu enda kosmeetika oleks mulle sellise info andnud juba aastaid tagasi. Järelikult kõik eelnev ja järgnev saab olema vale. Nüüd mõtles ja arutles ta seal omaette, millist hooldust sellisele liivapaberile nagu minu nägu võiks teha. Otsustas siis mu toolile pikali saata, et vaadata lähemalt, aga ei, see vaid kinnitas talle, et olen erijuhus ja kohelda tuleb kohale tuleb kutsuda peadermatoloog. Tore pikk proua ilmus sinna ruumi ja küsis, et kas ta tohib mu nägu puudutada ja võttis lausa prillid eest, et asja lähemalt uurida. Ka tema jõudis järeldusele, et väga raske juhtum ja 10 korra kuuriga saab asja korda. Aga tuleb käia kohal ja niiviisi korra kuus. Peadermatoloog lahkus ja minu kosmeetik otsustas siis lihtsalt niisutava hoolduse teha. Hooldus lõhnas ja tundus nahal nagu aaloekeel. Ta käed olid külmad ja mõtle, kuidas see külma aalaed sulle näole hõõrub. Hooldus tehtud, hakkas müük. Osta nüüd see kuur, hind 1000 eurot. Ei, aitäh, ma ei soovi. Katsun kuidagi ise siis edasi elada selle liivapaberiga. Ei, sul läheb kindlasti seda väga vaja. Ka peadermatoloog ütles, ütles seda ma vastu, et ma tõesti hetkel ei soovi. Olen tänaseks piisavalt kuulnud juba. Ise jälle muret kinni pidades, lubab mu kabinetist välja ja siis sain teada, mis klaaskuubik see seal ootesaalis oli. Sealt astus välja järgmine naisterahvas ja kutsus sind sisse korraks. Okei, lähen ruumi ja siis selline hais seal sees, nagu oleks suitsuruum. Naisterahvas seletab, et miks ma ei osta ja nad kõik pakuvad lausa järelmaksu. Ei, ma ei soovi sellest hoolimata ja ma saan ise hakkama. Ikka seletab ja ei lase mul ära minna.
ma nagu kuulan, aga tegelikult otsin silmadega tuhadoosi, sest hais on nii tugev. Nad mõistsid õnneks lõpuks, et see ei vii kuhugi ja hakkasid minult sõprade numbreid peitima. Et anna 10 numbrit, saad kingituse. Kingituseks oli mingi täiesti tundmatu firma reisikomplekt umbes 5 millilitristes tuubides. Ei, no tänan ei. Sain lõpuks garderoobi, lifti ja majast välja. Mees ootas maja ees ja hüppasin kiirelt autosse. Autos sain lõpuks naeru vabastada ning ei suutnud enam rääkidagi. Metsik kogemus, mis näitas mulle selgelt, et ära rända ringi, jää truuks oma iluteenindajale. Jaa, see koht ei ole üldse mulle selles mõttes võõras. Ma kuulen sellest kohast juba 10 aastat nii palju, et tõesti uskumatu. Nendel on väga huvitav strateegia. Ma ei taha öelda, et petukoht, aga strateegia on hea põnev, et konkreetselt ikkagi ära müüa mingi kohver või asi ja et üldse tasuta kutsutakse mingit protseduuri saama, see juba on ohumärk, ma arvan, et keegi ei tee tasuta tööd. Me ei ole neid kirju enne üldse avanud, aga Kelly tuli siia veidikene varem ja me rääkisime siin omavahel juttu ja me rääkisimegi sellest samast salongist tõenäoliselt enne. Mul on palju kliente tulnud aegade jooksul pikali, kes on ikka ära teinud selle ja ostnud selle 1000 kuni 3000 eurot maksva asja ja mitte midagi see ju tegelikult ei toimi, et ma ütlen, neil on väga huvitav strateegia, ma ei saa öelda ju, et vot see koht on nüüd, võtab siit lepingu kuhugi võlglaseks, aga pigem vältida jah, et jääge ikka oma kosmeetiku juures käima, ja kui oma kosmeetik ei sobi, otsige uus, aga üldiselt oma kosmeetik on nagu see inimene, kes teab kõige paremini, mis su nahale vaja on, kui ta on pädev kosmeetik. Aga väga huvitav süsteem, vaata, et kui see klient siis ei kuula seda nagu nii-öelda kosmeetikut, siis kutsutakse veel kohale peadermatoloog. Ma ütlen, neil on selline plaan on seal selles majas, et ma olen mitu korda mõelnud, et väga huvitav ikka, kuidas see asi toimib ja ikka veel tegutsevad. Ma ütlen, mina arvan, et see on juba 10 aastat nii olnud see koht. Ja ma olen ka sellest kuulnud ja ma arvan, et see on... Ja nii paljud inimesed on seal käinud. Samas majas. Vähemalt midagi sarnastab. Ja ikka suudavad edasi tegutseda, et ma ei tea, mis see võlu on, aga seda ma tean, et vähemalt kõik need inimesed, kes minu juures on selle jutuga käinud, ei toimi seal ükski protseduur ega toode. Aga võib-olla see ongi rohkem mõeldud nendele kergeusklikele, kes ei ole kokku puutunud lihtsalt selle korraliku tegijaga ja siis kui keegi ekspert ja veel 2 eksperti ütlevad täitsa pekkis, no see on ikka, ütleme üldse, kui sul tuleb klient, sa pead ikka väga ettevaatlikult lähenema ja rääkima, mis probleemid tal nahal on, et päris niukest lähenemist teha, et ma ehmataks ka ära, kui keegi tuleks mulle niimoodi, et jah. Pannakse laua peale pikali ja siis issand jumal, kes su nägu on. Kõik on halvasti. Aga vahel ma ikka imestan, et inimesed sellisel asjal annavad suure summaga, aga käivad oma kosmeetiku juures teatud inimesed ja soovitavad talle tõesti head asja, nagu mis päriselt toimib ja mitte 1000 euro eest on ja siis on kallis. Et see paneb mind alati imestama. Eks see hinnapoliitika ongi, et nii kaua on kallis, kui sul ongi see probleem nagu nii paha, et sa oled valmis mida iganes tegema. Et kui tal oligi seal ju liivapaber, tal oli väga suur probleem. Siis selles mõttes 1000 on ju mitte midagi selle kõrval. Et saad ikka leidnud. Sa oled nagu juba nii nurka surutud, et sa pead selle jah-sõna ütlema sinna. Ja kui sul ei ole igapäevaselt ka nagu oma kindlalt kosmeetikut, siis kes su näonaha eest hoolitseb, siis sellised inimesed ongi ju väga kerge usklikud, sest see, mida see inimene räägib, sest sa eeldad ju, neil on nagu enda koht, salong, kosmeetikud kõik olemas, sa usaldad seda professionaalset informatsiooni, sest sina ei ole sellel alal pädev. Ma arvan, et ohumärk on kõik sellised kohad, et tasuta hooldus, mingi kohvri ostmine, kus on teatud tooted sees, et see teeb sind korda, mitte ükski toode ei võta kellegi kortse ära. Kõik hea kosmeetikum, miks me kasutame, on sellepärast, et ennetada. Et kui sa kasutad 30-selt häid asju, siis sa 40-selt näed kindlasti parem välja kui see, kes ei kasuta. Vot see on selle asja mõte. Mitte see, et osta nüüd mul 100-eurone silmakreem ja siis sul ei ole ühtegi silmakortsu. Ma kunagi ei müü oma kliendile mitte ühtegi toodet nii. Sellise jutuga. Kuule, viimaseks küsimuseks mul tuli, seal oli Korea toodetest. Et praegu hästi trendikad, et on nagu paremad, halvemad. Ei, selles mõttes vaata, natukene peab võib-olla kartma. Ma ise ka tegin masterclassi Londonis läbi, mis on Glass Skin, see on, ütleme Euroopas ja USAs on väga, väga kuum trend juba, mis Koreast on tulnud, see ongi kodustes tingimustes on see mitmefaasiline puhastus, niisutavate heade toodete
kasutamine, päiksekaitse ja selle kogu aeg nagu intensiivselt tegemine, on ju, et sa hoolitsed oma näos kogu aeg, nagu ma rääkisin, et kui sa jätad 2-3 päeva vahet, siis ei ole enam see, et sa saad nagu seda ilusat nahka hoida siis, kui sa oled intensiivselt nagu truu ja järjepidev, on ju. Ja protseduur on ka glass skin, mida mina ise ka nagu teen, mis on hästi mitmefaasiline koorimine, tugevalt niisutamine hülaroonappega. Aga natuke võib-olla peab kartma selles mõttes Korea kosmeetikat, et esiteks on seda hästi palju ju, ma arvan, ma ei tea, 1000 brändid on ju, aga nende nahk on hoopis teine. Me oleme Põhjamaa inimesed, et kindlasti on häid asju, aga no proovi sa välja siis sorteerida või leida see hea asi nii-öelda. Purgi järgi vaadata. Ja ei see ongi keeruline, tegelikult ma ütlen ausalt, et ega isegi kui mina tean natuke neid asju, minu jaoks on ka see maailm nii hull, nii palju tuleb peale kogu aeg, et nii raske on ennast kursis hoida juba. Kõike on hästi palju. Erinevaid brände ja võimalusi ja lõpuks ongi nii, et kui ilusüstidest veel korra rääkida või nii, et sa lähed mingi kliiniku lehele, siis hakkad mõtlema, et tahaks midagi noorendavat, siis see on nii suur valik, et mida sa nagu siis võtma peaksid või keeruline, jah. No nüüd tuli kohe uus küsimus juba. Need vitamiini mingisugused tilgutiga saad vitamiine sisse kühveldada. Vot ei, ma ei arva, et see on samamoodi nagu kui inimene on, ma toon näite, ma ise olin hästi pikalt haige ja läksin EMO-sse, siis ju ikka rase ka, siis mulle anti ju ka kohe tilgutitega midagi head. See läheb otse verre sul ju. Et kindlasti ta halb ei ole, aga võib-olla jah, et jälle vaadata, kus sa käid, on ju, et mingites keldrikorrustes kuskil, et lihtsalt odavamalt saada, ma kindlasti ei soovitaks, aga ma ei ole sellega võib-olla nii kursis, aga toidulisandite puhul ma olen küll seda meelt, et inimene lihtsalt võiks enne uurida, mida tal vaja on ja mille puudus tal on. Mitte nii, et ma ostan endale C-vitamiini ja tsinki ja foolhapet ja biotiini, on ju, biotiin tihtipeale tekitab punne ka, et kõik teaksid siis, kes juustevitamiine tarbivad. Et enne peaks teadma või uurima, kas Synlabis mingid testid tegema, et mille puudus sul on, et ei ole mõtet ju üle tarbida. Et minul on näiteks konkreetselt, mul ei ole kunagi elus öeldud, et mul on D-vitamiini puudus. Ja siis ma oma peaga hakkasin D-vitamiini nagu võtma, terve nägu punne täis kohe. Mõtlesin, mis värk on. Järelikult see on üleküllus. Sul organismi ei omasta vaata. Et mul ei ole nagu kriitiline, ma ei pea seda võtma. Kõigil see nii ei ole, muidugi öeldakse ikkagi, et kõigil on ju puudus, on ju. Pigem küll, jah. Ja, et minul nagu millegi pärast ei ole olnud, rasedana ka kõik alati on jumal normis. Et jah, toidulisand mina ka, kui ma tean, et teatud asjad mul on näiteks, öeldakse, et on puudus, siis ma seda tarbin ja lähebki võib-olla paremaks, on ju, aga täisväärtuslik toit on ikka tähtsam. Aga äkki sa annad nüüd 3 nippi siis või mõtet, millega võiks nüüd tänasest edasi minna, siis et me saaksime kõik ilusama naha, et mida me peaksime kõik tegema ja parema näo naha. Ei no vaata, see on ka nagu see, et ma ei saa kellegile dikteerida, et sa pead iga kuu näohoolduses käima. Meil on erinevad võimalused ja kõik on üldse Eestis nii kallis praegu, et võib-olla nagu jah, see on valikute küsimus, et see on täiesti valikute küsimus, et ma tean, et on juuksureid, kelle jaoks on küüntes käimine kõige tähtsam, ma toon näite, aga mitte kunagi näohooldusesse ei tule. Mina olen vastupidi jälle see, et ma ei kujutaks ette, et ma ei käiks pediküüris, et ma ei käiks stepis ja et ma ei käiks näohoolduses, aga juuksuris ma ei käi. Ma ei värvi oma pead juba, ma ei tea, 5 aastat vist. Et valikute küsimus on ju, et sa pead ise teadma, mis sulle oluline on. Aga kõige hullem on muidugi jällegi see, et kui sul on hästi korrast ära näonahk, aga sul on meetrised küüned, et siis ma ütleks, et seal on midagi nagu veits nihkes, et võiks ju oma näonaha ees ka hoolitseda. Küüned ei kaunista muidu sind ju täielikult. Aga seal, mina olen Kelly juures käinud seal Beyonce tootekoolitusel ja mulle meeldis väga see asi, mida sa seal rääkisid, võib-olla korra see kiiresti üle käia, mis minu jaoks oli nagu väga suur üllatus, mida ma seal kuulsin, oli see, et sa ütlesid, et nende toodete vahe, mida sa endale näole kannad, võiks olla 10 minutit. No ütleme 5-7-10 minutit, jah, sellepärast, et üks asi ei jõua muidu imenduda ja siis me tihtipeale mõtleme, kui me midagi hästi palju korraga paneme, et rullub midagi, hakkab sealt mingi kiht paistma, et asjade tuleb lasta imenduda, jah, kindlasti. Et ma olen isegi sellise testi teinud ja öelnud, mõni ütleb mulle, et kuidas sa ikka paned nagu hommikul kreemi ja silmakreemi ja päiksekaitse ja siis veel jumestuskreemi ka või. Kui sa kõigil asjadel lased tegelikult oodata ja sul on tehnoloogilised tooted, siis need kõik ühilduvad ilusti. Ma olen 8 toodet ka suutnud oma näo peale valda, nii et see on võimalik. Aga räägi ära kiirelt see järjekord ka, et siis on puhastusseerum, kreem,
üldiselt võib-olla mõni kosmeetik vaidleks minuga praegu, aga mina õpetan oma kliente nii, kui sa teed ülikorralikult õhtust puhastust näole, siis me ei pea hommikul tõusma üles ja hakkama mingi vahendiga nägu pesema. Miks? Et jah, kellel on hästi rasune nahk võib-olla, siis ta tunneb, et ta tahaks tooneriga hommikul tõmmata üles, veits juba läigib, on ju. Aga üldiselt ma hommikul tõusen, ma teen lihtsalt jaheda veega veits silmade pealt, sest ma olen ju eelneval õhtul nii korralikult oma näo ära pesnud. Et natukene jaheda veega silmade pealt, et see unisus ära saada ja siis juba hakkabki seerum. Kõige esimene siin on seerum, lased oodata natuke, siis seerumi peale käib kreem ainult vajadusel. Kui sa tunned, et seerum on sul nii hästi niisutanud, et sul ei ole vaja kreemi, siis see ei ole reegel, et vahest annate inimeste testreid või asju kaasa, siis kreemitestrist arvab, et ta peab seda hommik ja õhtu kasutama. Ei kasuta ikka vajadusel. Kui sul nahk on kuiv, siis sa paned kreemi ja kui sul nahk on väga hea ja lastne ja ei kisu ega midagi, siis sa ei pane seda, on ju. Ja nii edasi sealt silmakreem, siis minul tuleb juba päiksekaitse, on ju. Võib-olla kergelt vahest Jane Redali mineraalne puuder peale, kui lähed kuhugi tähtsamasse kohta. Aga milline on Kelly igaõhtune näohooldusrutiin? Kas mis toodetega või mis toodetega? Ja... Hetkel ikkagi BH Formula Epions, aga nad võitlevad omavahel need 2 brändi mulle minu koduleti peal. Nii et kindlasti alati ma teen, kuna ma olen ripsepikendused, siis ma ju ripsetussi ei kasuta. Alati teen sügapuhastava näopesuvahendiga kõigepealt. Siis teen toneriga üle näoveega, siis tuleb, minul on natuke võib-olla valikud suuremad, sest ma ju on oma salongi ja ma tegelen nii paljude brändiga, ma pean esiteks katsetama uusi asju ja kõik, et siis mul on nagu võib-olla valida seal 3 seerumi vahel, aga kõigil võib-olla ei ole nagu seda võimalust, on ju, et see on olukorra järgi ka, mul on näiteks üks seerum on alati see, kui vahest ma patustan ja söön torti, siis mul tuleb punn kohe. Siis mul peab olema üks seerum kodus see, mis on kohe, ma panen ööseks punni seerumi järgmisel hommikul korras, kui sa kasutad häid asju. Teine kord on jälle nahk hästi kuiv, siis võtan niisutava seerumi, nii et see on muidugi ideaal, et raske nagu nõuda kliendilt, et sul peab olema kõik need asjad vaata. Aga mingit öökreemi on vajadus kasutada? Öökreem on üldse, ma ütleks 45+ ja kui sul on mega kuiv nahk. Tänapäeva head brändid, kreem on ööpäevakreem, ta ei pea olema eraldi öökreem, aga kui sul on väga kuiv nahk, siis võib olla. Okay. Et üldiselt, mul tihti vahest tuleb mul 20 aastane või 15 aastane, mul on selline öökreem, et miks sul öökreem on? Et päeva öökreem ongi üks hea kreem, et ei pea olema eraldi öökreem. Kui vanalt peaks silmakreemi kasutamist alustama? Mina alustasin 24 aastalt, aga see ei tähenda, et sa siis kortsude vastast kreemi kasutada, vaid sa ostad esimesed tooted on niisugused niisutavad, on ju. Aga jällegi, iga päev mul ei ole siia meeles. Et mul ei ole nii, et ma hommikul ja õhtul panen kogu aeg silmakreem. Väga tublid naised, kes nagu viitsivad ja teevad seda, aga üldiselt jaa, soovitan osta, aga paljud, kui sul on, siin ongi vahe, et kui sul on nagu kehva sisuga kreem, siis ei ole hea, kui sa siia hästi limast kesta lähedale endale paned näokreemi. Aga kui sul on nagu hea toode, siis mitte midagi ei juhtu, on ju. Nii et siin nagu oleneb. Vahel ma ei tunne puudust, aga hommikuti üldiselt ma ikkagi tahan silmakreemi, sest teatud vanuses sa juba ärkad, siis sa oled patja maganud ennast, on ju. Ja sa tahad, et miski tõmbaks selle sirgemaks ja hea silmakreem tegelikult suudab seda. Teeb seda kortsu kohe ilusamaks. Just ma kunagi käisin esimest korda kosmeetiku juures ja äkki ma olin mingi 14 või midagi sellist, Ja siis ta ütles, et kohe, kui alustad meikimist, oleks tegelikult silmakreem hea võtta. Ei. Et nüüd on see nagu, sellest on juba 20 Ma arvan, et 24-25 võiks alustada silmakreemiga, aga kergest niisutavast tootest nagu. Aga kuidas toodetega on, kas need peaks olema pigem nagu samast brändist, kui teed kõike seda või? Ei pea, aga siin olenebki jällegi, kui me ostame kaubanduskeskusest mingit väga odavat masstoodangu brändi ja siis meil on hästi kallis, tehnoloogiline, aktiivainete rikas, kus salongist ostetud toode, neid võib-olla ma ei segaks. Aga kui sul on head brändid nagu koos, siis minul on küll mitmeid asju, mida ma kasutan nagu erinevate brändide omasid. Et ei pea olema üks bränd. Aga praegu on hästi popid need üleöö jäätavad need maskid või nagu, ma ei tea, 4-5 kangasmaskid sa mõtled? Nad ei ole, nad on nagu keeliad, need hüalroonhappe. Eks need on ka palju asju, selles mõttes mina ka müün C-vitamiini öömaske. See kõik on lihtsalt üks sügav niisutuse eesmärk. Et samamoodi on kangasmaskid, et üldiselt ma ütleks, et kui sul on probleemne või rasune nahk, ei tasuks osta neid kangasmaske, et pigem need sobivad ikkagi kuival naha neid. Aga neid üleöö jätavad neid pigem nagu... Ei, mis eesmärgil sa seda teed? See küsimus on. Ja niisutus siis alati, muidugi. Kui see sulle sobib, siis why not on ju. Aga
mul vahest küsitakse, et millise maski ma ostan, ma ütlen, aga mis sa tahad, kas sa tahad, et ta silendaks, teeks sära, niisutaks, on ju, võtaks pigmenti natukene heledamaks, kõike, siis ongi, neid on nii palju erinevaid, aga on ka sellised, mis on kõik ühes, vaata. Et jah, tasub jah konsulteerida võib-olla lihtsalt oma inimesega, kes neid asju sulle muretseb. Ja vahest on ka see, et liigne tegutsemine ei ole ka hea, et ongi, kui tulebki küsima, et mul oleks vaja mingit head näomaski ja siis küsib, et mille jaoks sul seda vaja on ja siis ta mingi, ma ei tea, aga nii tehakse. Ja täpselt, et tegelikult ei pea üldse olema palju asju, nagu ma ütlesin, et sul ei pea olema 5 erinevat kreemi, on ju, las olla sul üks ja see õige, mis sulle sobib. Ja ülehooldamine ka, naha ülehooldamine, see tähendab seda, et sa 3 korda päevas pesed seda, kogu aeg puhastad, siis tekivad väga suured probleemid. Et sealt algavad kõik erinevad nahaprobleemid ja nahaprobleemid on põletikuline protsess, on ju meil sees poolt tegelikult ka. Et jaa, jällegi, nagu üle ei tasu toimetada oma nahaga, et seda viga teevad paljud. Me kunagi kosmeetikute koolis, kui me õppisime, me ju ainult nühkisime üksteise nahkasid, kõigil tekkis akne. Absoluutselt kõigil, isegi nendel, kellel ei olnud punne, et olime kõik punnidega kogu aeg hädas, sest me ainult tegime seda hommikust 5 päeva nädalas käisid koolis vaata ja kogu aeg ainult koorisime ja et see on täitsa katastroof, mis siis juhtub. Aga väga põnev, mina sain nii palju targemaks ja tundub, et peab natuke toidulauda üle vaatama ja võib-olla siis ajaga broneerima kuskile hooldusesse, et Kelli juurde maale minema hapendatud toodeid see hapendamise töötuba tuleb teha. Ja aitäh, väga äge, et eks nendel teemadel saab nii pikalt, kõigil nendel küsimustel saab tegelikult nii pikalt rääkida, et see on nii lai maailm. Ja järjest tekib küsimusi juurde, et aga kellel tekib mure, võib sulle kirjutada? Alati võib jah, et mul on ju salongis isegi, kui ma ise ikkagi kohe varsti sünnitama lähen, et siis mul salongis on ka kosmeetikud, kes on minu välja koldatud. Väga hea, siis me kõik teame, kuhu suund võtta ja aitäh, et tulid. Ja aitäh teile. Ja järgmine kord, mis me teeme? Ilmselt loeme kirju äkki ette, sellepärast, et meil on neid väga palju tulnud. Muidu varsti kaob järg ära seal. Ja, see on hea mõte. Aga seniks siis head kuulamist ja näeme varsti. Jälgige meid Instagramis. Ja kirjutage ikka enda kõik põnevad lood meile e-maili. iluvarjus@gmail.com. Tšau, tšau. Tšau.